Teie, kes te olete meie teenistustel olnud aasta algusest saadik või vaadanud meid interneti teel, siis võib-olla te olete tähele pannud, et need teemad on olnud sellised, mõnes mõttes sellised evangeelsed või suunatud väljapoole. Ja viimane jutlus, mida meenutatakse, siin ma olen kuulnud korduvalt, on, kui pastor Enno Rebane Elusõna kogudusest käis ja näitas oma tehtud majakat ja tulukest, mis siis põlema hakkas sõrmejälje lugeja peale. Meie koguduste liidu selle aasta moto on kohal kogukonna heaks. Ja see toetub salmile Johannese evangeeliumi 20. peatükis, salm 21, nõnda nagu isa on läkitanud minu, nõnda saadan ka mina teid. Ja selle nädala moto meie liidu palvekalendris on põgenev inimene. Ja tänane jutlus läheb nagu natukene sellega kokku ka. Teema on see sama. Kohal kogukonna heaks. Meile meeldib üldiselt, kui kõik asjad on selged. Seal on Venemaa. Nüüd on laiemalt, eks ole. Seal on Venemaa ja see on Eestimaa ja kusagil on piir. Eks ole, asi on selge. Kaarti vaatate, se saate aru, piir on tõmmatud, asi on selge, piir on vahel. See on lõpuni arusaadav, kõigile peab olema selge. Ei saa olla niimoodi, et kusagil mingisuguses keset raba kuskil, ma ei tea, ühe tarnapuhma vahelt siis keerutab see piir niimoodi siia sinna. Ei, see peab olema selge. Kõik peavad sellest aru saama. Ükskõik kummal poolt piiri ollakse, piir peab olema nähtavalt, et selgem oleks, tuleb ehitada piiritara. Abikaasad mõnikord mõõdavad abieluvoodit. See on minu pool ja see on sinu pool. Siin on piir, ära laiuta. Teinekord me kasutame väljendit. Ta läks üle piiri. On selline mingi tunnetuslik raja, mis jookseb hea tava ja hea maitse vahel. Või on siis moraalne ja eetiline piir, aga me tajume seda piiri, see on olemas. Ja me saame aru, kui keegi ületab selle piiri. Meil kõigil on selline appikene mäluauk, kuidas seda nimetatakse, seda isikuruum, jah. Ja mõnel inimesel on see suurem ja mõnel on lähem. Mul tuleb meelde üks mees aastaid tagasi. Tema isikuruum oli olematu. Ja siis ta tuli mulle tead niimoodi nina lähedale rääkima, ma astun sammu tagasi, ta tuleb lähemale jälle. Ma astun jälle sammu tagasi, jälle ta tuleb lähemale. Ja ta ei tajunud seda piiri, et mul on mingisugune piir, eks ole, et mõnel inimesel on see veel suurem tema ümber, eks. Ta ei kannata, kui keegi tuleb liiga lähedale. On veel üks piir. See on piir, mis jookseb, kui me Vana Testamenti loeme, Jumala rahva ja paganate vahel. Vana Testamendi ajal oli see piir väga selge. Väga selge. Ja teine asi on patupiir. Me teame väga hästi, mis on patt. Me ei saa teha seda lihtsalt nagu, selles mõttes nagu
kogemata tups, ma ei teadnud, et see patt on, eks ole. Sellepärast, et kui sa oled Jumalaga lepingus, siis Jumala vaim elab sinu sees ja ta annab sulle märku. Sa tead, isegi kui inimene ei ole Jumalaga lepingus, ta ei ole kristlane, siis midagi siin sees annab märku ja ütleb, et kuule, nüüd sa läksid üle piiri. Nüüd sa tegid midagi, mida sa ei oleks pidanud tegema, see asi on vale. Ja ega andestamine ja andeks palumine ei ole ainult kristlaste prerogatiiv, see on kõigi jaoks. Kõik inimesed paluvad andeks ja annavad andeks. Kõik tajuvad, et kusagil on piirid, mida on ületatud. Nüüd Uue Testamendi ajal, kui te loete, siis kui te võtate sellist tervikpilti, siis on aru saada, et on mingid asjad, mis on ühele patuks ja teisele ei ole patuks. Aga on olemas sellised teatud alusväärtused. Ma ei puuduta siin neid, eks ole. Kui me võtame kas või näiteks 10 käsku, eks ole, mingid sellised põhiväärtused, Kristuse põhiväärtused, moraali ja eetika põhiväärtused, ma ei räägi nendest. Aga ma räägin sellised pisikesed asjad. On tekkinud selline hall ala, kus me võib-olla hästi ei saa aru. Ja kui on selline hall ala, siis me ei tea ka, millal me ületame piiri ja millal ei ületa, et meil on nagu segadus. Ja sellepärast Paulus ütleb ka, kui sa oma südames tunned, et see asi on sulle patuks või sa tajud selle ära, et siis järelikult sulle on see patt, ära tee seda. Kunagi peeti patuks näiteks rattaga sõitmist. Istub kuradi seljas, hoiab sarvedest kinni. Täiesti Eesti Vabariigi algusaegadel täiesti siuke eriti baptistide hulgas Läänemaal. No meil on neid asju veel, eks ole, mille kohta Piibel ei räägi mitte midagi. Kuidas me teame, et kas see on patt või ei ole? Uisutamine. On patt või ei ole siis? Aga tagurpidi uisutamine. Aga suusatamine. Jälle. Ma tean, et Priidik raputab pead, eks ole. Ta ei taha tunnistada seda, eks ole. Palju sul kilomeetrid on juba? 1280. Ta oleks jõudnud Moskvasse juba, tead. Või näiteks on paljud asjad on sellised kultuurilised, mis on juba kujunenud. Näiteks kaartide mängimine. Piibel ei räägi midagi selle kohta. Teatud ringkondades on olnud arusaam, et see on saatana piibel, eks ole, et pandi kaart, eks ole, ja ennustati kaartidega või mängiti raha peale. Ja ma mäletan, et toome teise asja juurde, näiteks loterii. Mina mäletan, et minu isa ikka ostis aega, et loteriipileti oli, spordiloto oli ka, oli siuke ära revita, siuke konts oli ja siis vaatasid, kas sai midagi või saanud. Aga siis, kui piirid läksid lahti, siis tekkis see kultuuride konflikt, eks ole. Siis ühtäkki sai selgeks, et kui meil oli loterii, oli okei ja kaardimäng oli patt, siis tulid teiselt poolt lompi seal ja ütlesid, mis asja te teete, mängite loteriid ja meie vaatame, nad mängivad kaarte. Armas aeg. Sihuksed patused. Nii et on teatud sellised asjad, kus on hall ala ja kuidas me siis teame, et millal me piiri rikume? Aga nüüd tuleme Jumala sõna juurde. Abraham oli palunud Soodoma ja Gomorra linna pärast ja te mäletate, kes on lugenud seda kohta, kus ta tingib Jumalaga, et kui selles Soodoma linnas elab
nii palju õigeid, et siis ära hävita seda ja see vähem pakkumine lõppes seal 10. Ja Jumal ütles, et hea küll, kui seal on ka 10 õiget, ma ei hävita seda linna. No põhjus võib-olla, miks Abraham sellepärast palus, oli see, et seal elas ka tema vennapoeg Lott oma perega. Ja nüüd me loeme 1. Moosese raamatust 19 peatükk ja 1. salmist. See tuleb selline pikem lugemine, ma natuke peatun vahepeal, aga 1. salmist leia üles 1. Moosese raamat, ma ütlen saladuskatte all, see on 1. raamat piiblis. Ei pea sisu korda vaatama. Ja 19 peatükki 1. salmist. Ja loeme sealt. See tekst lõpeb siis eelnevalt sellega, et Abraham lõpetas palumise ja seal issand läks ära ja kui oli lõpetanud kõneluse Abrahamiga ja Abraham läks koju ära. Ja need 2 inglit jõudsid õhtul Soodomasse. Need, kellega siis Abraham seal kauples. Lott istus parajasti Soodoma väravas. Kui Lott neid nägi, siis ta tõusis neile vastu, kummardas silmili maha. Tavaliselt olid linna väravas väga tähtsad isikud. Linnavanemad, kohtunikud. Ja järelikult Lott oli saavutanud sellise positsiooni Soodomas, et ta oli linna elanike jaoks siis kas kohtumõistja või vanem. Ja on öeldud, et Lott võtab külalised vastu ja kohtleb neid hea kombe kohaselt. Salm 2. Ja ütles, en näe mu isandaid, astuge ometi oma sulase kotta ja jääge öömajale ja peske oma jalad. Hommikul võite vara üles tõusta ja oma teekonda jätkata. Kuid nad vastasid, ei, me jääme ööseks siia. Ei, me jääme ööseks välja, jah. Aga ta käis neile väga peale, siis nad põikasid tema juurde ning tulid ta kotta ja ta valmistas neile pidusöögi, küpsetas hapnemata leibu ja nad sõid. Nad ei olnud veel magama heitnud, kui linnamehed, Soodoma mehed, nii hästi noored kui vanad, kogu rahvas viimseni ümbritses koja. Ja hüüdsid Lotti ning ütlesid temale, kus on mehed, kes öösel tulid sinu juurde? Too nad välja meie kätte, et me saaksime neid katsuda. No ilmselgelt ei ole siin juttu nii-öelda kätlemisest ja tere tegemisest. Soodom oli patu etalon. See, mida me näeme tänapäeval toimuvat kogu maailmas, seksuaalne ebamoraalsus, varastamine, valetamine, vägivald, kõik see oli võetud kokku ühte linna, Soodom. Ja pole ka ime, et Jumal tahtis seda linna hävitada, sest patupalk on surm. Ja ainus võimalus hävitada patt oli hävitada patune. Et ta ei nakataks rohkem inimesi enda ümber. Ja see, mis kavatsused siis Soodoma meestel külalistega olid, annab tunnistust see, mida me loeme nüüd edasi. Siis Lott läks välja nende juurde, ukse ette, sulges ukse enese järel ja ütles, mu vennad, ärge ometi tehke kurja. Vaadake, mul on 2 tütart, kes mehest midagi ei tea. Ma toon nad välja teie kätte ja talitage nendega, nagu teie silmis hea on. Neile meestele ärge tehke midagi, sest nad on tulnud varjule minu katuse alla. Kujutate ette, Lott on nõus laskma oma tütred vägistada. See tähendab seda, et need mehed, kes seal ukse taga prõmmisid, tahtsid neid 2 külalist, neid 2 meest vägistada. Kui me loeme siit edasi, siis selgub, et Lott oleks väga kergelt ka võidnud oma hukatuse seal leida. Ja salm 9
kuid mehed vastasid, käi minema, ja nad ütlesid, ise on tulnud võõrana elama, aga tahab nüüd olla kohtumõistjaks. Nüüd me kohtleme sind halvemini kui neid. Ja nad kippusid väga mehe Loti kallale ning asusid ust maha murdma. Siin salmist 9 tuleb see välja, et Soodoma rahvas aktsepteeris Lotti kui kohtumõistjat. Kuid siin saab isegi see patune loomus austusest võidu. Ja salm 10. Siis mehed sirutasid käed välja, tõmbasid Loti enese juurde kotta ning sulgesid ukse. Aga mehi, kes koja ukse taga olid, lõid nad pimestusega, nii hästi väikesi kui suuri, nõnda et need väsisid ust otsimast. Ja mehed ütlesid Lotile, kes sul veel siin on? Väimes ja pojad ja tütrid ja kõik, kes sul linnas on, vii siit paigast ära. Issanda englid, kes olid tulnud Soodomat hävitama, jagavad nõuandeid Lotile ja mainivad ka tema väimehi, et võta oma kogu pere kaasa. Ja väimehed arvavad siis, et see on hea nali. Siis Lot läks välja ja kõneles oma väimeestega, kes pidid võtma ta tütred ning ütles, tõuske minge siit paigast ära, sest issand hävitab selle linna, aga oma väimeste meelest heitis ta nalja. Salm 15. Ja kui hakkas koitma, kiirustasid inglid Lotti, öeldes, tõuse, võta oma naine, 2 tütart, kes siin on, et sa ei hukkuks linna süü pärast. Selgus, et Soodomas oli tegelikult ainult 4 õiget. Abraham kauples 10 pärast. 4 õiget. Lot, tema naine ja 2 tütart. Ja siin on öeldud, et need 2 inglit pidid sõna otseses mõttes nad kättpidiselt linnast välja lohistama. Nii armas oli elada patu keskel. Kui me siit edasi loeme, siis see lugu läheb edasi sellega, et inglid saadavad Loti, tema naise 2 tütart minema, ütleb, mine põgene mägedesse ja Lot seal palub veel, et kuule, et luba, et ma jõuan sinna väiksesse Soari linna, et see on seal mägede taga, et minuga midagi juhtuks. Ja siis inglid ütlevad siin salm 17, päästa oma hing, ära vaata selja taha, ära peatu mitte kuskil ümbruskonnas, põgene mäestikku, et ei hukkuks. Ja siis salm 23, seal vara hommikul jõuab Loti pere Soari linnakesse ja siis tuleb häving. Ja salm 26, sealt loeme, et Loti naine, kes ta järel käis, vaatas tagasi ja muutus soolasambaks. Ehk ta ei kuulanud korraldust ja sõna otses mõttes tegi pattu ja patule järgnes karistus. Patupalk on surm. Väga radikaalne. Vanatestamendi ajal oli üldse asjad olid väga sellised radikaalsed. Kui te loete neid alglugusid Moosese raamatutes, siis te loete seal näiteks, et inimesed tegid, kui Iisraeli rahvas läks Egiptusest välja, võeti seal mingisugust võõrast vara, mida Jumal ütles, seda ei tohi puutuda ja siis need, kes siis seal pättust tegid ja pattu tegid, maa neelas nad ja ühesõnaga kohene kohtumõistmine. Sa teadsid, kus oli piir. Kui öeldi, et ära seda tee, siis ära tee. Kui sa astud üle piiri, korras. Ja ometi seda millegi pärast tehti. Astuti üle piiri. Me igaüks oleme elanud või elame oma Soodomas mõnes mõttes. Ja on keegi, kes on meie eest palvetanud ja on sõna otseses mõttes meid sealt välja tirinud. Mitmetel meist me võime öelda, et meil on need vanemad, vanavanemad või veel läheb tagasi, kes on palvetunud oma järeltulijate eest, et nad võiksid leida lepituse Jumalaga.
Sõna otseses mõttes on sealt köie otsas või tead, hoiavad nagu käest kinni ja sikutavad tead sind välja. Võib-olla sa tead mõnda inimest praegu, keda sina justkui üritad tead välja sikutada ja ta ei taha tulla kuidagi sealt välja. Ja sa tead, et kui ta jätkab niimoodi, siis tuleb häving tema ellu. Selle tagajärg on häving. Jumal on meid puudutanud ja tõmmanud välja Soodomast. Ja küsimus, mida me võiksime endale esitada, kas me oleme põgenenud Soodomast, hävingust või hellitame ikka neid hetki, mängime nende mõtetega, kui me elasime patus. Ja kas meil on kiusatus tagasi vaadata? Me oleme astunud teisele poole piiri ja oleks ju tore, kui me ei peaks enam üldse sinna piiri lähedale minema. Ei peaks üldse selle piirialaga tegelema. Võimalikult kaugele piirist, seal on turvaline, seal on soe, seal oleme kaitstud. Jüngritel oli Jeesusega probleeme, sellepärast, et Jeesus kogu aeg rikkus piiri. Ta käis kogu aeg seal piirialal. Hiljem oli apostlid olid hädas mõttega, et Jumal pakub paganatele armu. Kui enne oli piir, oli maas, oli selge. Ühel pool on Jumala rahvas ja siis on pagana rahvas. Ja teil ei ole mitte midagi tegemist paganatega. Ja nüüd, kui sa loed apostlite tegude raamatut, siis apostlid läkitatakse paganate keskele. Enne kuulmatu. Ja mitte ainult läkitatakse, vaid Jumal annab armu paganatele. Mattuse evangeeliumi 9. peatükk 10. salm. Kui Jeesus istus lauas, tema kodus vaata palju tölnereid ja muid patuseid tuli ning istus koos Jeesusega ta jüngritega. Ja seda nähes ütlesid variserid tema jüngritele, miks teie õpetaja sööb koos tölnerite ja patustega, näete? Probleem on. Jeesus on piiri rikkunud, ta on astunud üle heast tavast, kokkuleppest, arusaamast, käskudest, keeldudest. Aga seda kuuldes vastas Jeesus, ei vaja arsti terved, vaid haiged. Aga minge ning õppige, mis see on. Ma ei taha ohvrit, vaid halastust. Jah, ma ei ole tulnud kutsuma õigeid, vaid patuseid. Ma ei tea, kas te olete käinud tervisekontrollis, kui te töötate, siis teie tööandjal on kohustus teid iga 5 aasta tagant saata töötervishoiuarstile. Ja no ütleme nii, et ma tegelikult ootasin, et millal see aeg kätte tuleb, et Eesti mees on selline, nagu on Eesti mees, et isegi kui häda on väga suur, ega ta arsti juurde ei lähe. Kui hammas on ikka väga paistes, no siis minnakse, eks ole. Või on häda ikka väga suureks läheb, et enam käia ei saa või liigutada ei saa, siis hakatakse nagu abi otsima ja noh, sellepärast ma ootasin ka seda, et see on nagu selline kohustus, et siis sa pead minema kontrolli. Ja käisin ära ja tõdemus oli, et terve ei vaja arsti. See on jube hea selline tõdemus või siuke nagu kinnitus, et jah, Jeesus, su sõna on tõesti tõde. Terved ei vaja arsti, haiged vajavad arsti. Viimase töölähetuse ajal olin Soomes ühes hotellis ja seal ühe täiesti võõra mehega ajasin juttu usuteemadel. Ja jutu ajamise käigus järsku joonistus mu ette pilt. Niimoodi, see ei ole nagu, tead see, kellele tuli see rist tuli taevast alla, et selle märgi all sa võidad. Aga mulle tuli teistmoodi ja ma nüüd kasutan pabertahvlit. Kuna see on pilt, siis seda vaja joonistada. Ja
ma kasutan pabertahvlit sellepärast, et ma ei taha jälle öelda Tõnu Lehtsaarele, kui ta siia tuleb, et on ainuke, kes seda kasutab meie koguduses. Sellepärast Tõnu, tervitused sulle, kui sa kunagi vaatad. Nõndaks. Pilt, mida ma nägin, on see piiri teema, eks ole. Kusagil, ärge oodake siit suurt kunstiteost. Mu käekiri isegi ei ole loetav. See on piir. See on piir. Ja ühel pool siin piiri on õnnelikud kristlased. Näete naeru nägusid, ma pean suuremalt joonistama. Tõsi, mõned on sellised ja siis on selliseid. Eks ole, meid on igasugused. On ju. Aga hirmus armas on, kui meid oleks hästi palju selliseid. On ju. No võt niimoodi. Ja siin teisel pool on ma teen need sinisega. Teisel pool on ka selliseid inimesi, kes on rõõmsad ja siis on muidugi, eks ole, need, kes on ka sellised ja teeme siia ühe sellise ka, siis on nagu tasakaalus enam-vähem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ei, sassi läks. 5. Ei ole, üks on puudu. Teeme siia ühe kurvanäolise veel. No võt nii. Ja siis ma tajusin seda piiri ja ma tajusin ka seda, et on olemas selline, teatud mõttes selline, kuidas me ütleme, kuidas nimetaks, meil on piiritsoon või kuidas see on see? Kuidas? Ja ühesõnaga seal on see ala, eks ole, kus sa astud, siis sinu jälg jääb sinna järgi, sinna liiva sisse ja piiritsoon, niimoodi. Ja see on nagu mõlemal pool. No vot. Ja me oleme siin, meil on jube hea siin olla. Ja oleks armas, kui see olekski niimoodi, sellepärast, et seal on, ütleme, paneme siia Jumala riik. Ja turvaline oleks ju see, et me teame, et me oleme Jumala riigi piirides. Me teame, kus on maailm ja me teame, kus on Jumala riik ja kus oleme meie. Kristluse üks põhiprobleemidest on olnud ka see, et maailm või see pimeduse riik tungib kogudusse. Ja sellega kaasneb küsimus, mida ma võin veel teha, et ma oleksin kristlane. Ehk mis mulle veel on lubatud. Aga selline küsimuse püstitus on nagu natuke vale. Need viimased kirjakohad, millest Paulus siin ka rääkis, mida ma lugesin, need räägivad kogudusele. Nad räägivad kogudusest. Millestki, mis on koguduses, nii et mida Paulus siin väljendab, ütleb, et tahes tahtmatult me toome seda pimeduse riiki aegalt endaga kaasa. Jumala riiki, ehk siis vahepeal nagu eksib nagu siia mingisugune Jumala riiki mingisugune siuke tont ära. Ja Paulus ütleb, et tihti väljendub maailm meie tegudes, meie mõtteviisis ja meie sõnades. Mõttemaailmas ka. Ja see, mida me oleme teinud, me kanname sellega endaga kaasa, eks ole. Ja kanname seda kogu aeg endaga kaasas. Sellepärast me peaksime pigem küsima, et mida ma saaksin veel teha, et viia Jumala ligiolu maailma keskel. Ehk siis, kuidas ma saaksin jõudavat niimoodi siia.
Jeesus tegutses piirialal. Ja sellega ta tegelikult nagu üritas seda piiri nagu ka nihutada, ette valmistada selleks, mis on tulemas. Ja ta ütles, et Jumala riik on tulnud teie keskele. Sinna, kuhu Jeesus läks, Samaariasse, ta ütles, et Jumala riik on tulnud teie keskele. Ja ometi on seal teisel pool piiri. Jumala riik on seespidi teie sees. Paljud imed, millest me loeme, mida Jeesus tegi, toimusid just seal piirialal. Natuke sealt üle piiri, kus olid samaarlased, tölnerid, patused, need, kes olid tegelikult haiged. Seal olid ka ja kirjatundjad ja variserid, eks ole, kes olid turvaliselt siin kusagil. Ja isegi jüngrid ei saanud aru, kuidas see on võimalik. Ometi on piir nii selgelt maha märgitud. Me oleme kogenud seda, et Jumal on armuline ja me tõepoolest näeme imesid ka koguduse keskel. Me tõesti näeme. Aga meie läkitus on seal. Meid on läkitatud sinna. Me vajame aulisi ja väelisi koosolekuid, ja kristlased omavahel palvetavad ja nii edasi. Aga me ei tohiks unustada, et meid ei ole läkitatud koosolekute ja ülistusteenistuste ja palveõhtute jaoks. Need on vajalikud, aga meie läkitus on seal. Üks Ameerika pastor Calvin Miller oma raamatus Taste of Joy kirjutab, et Jumal ei paku oma lastele lõbusat jüngerlust, et nad võiksid ujuda vaimulikus ekstaasis, pöördumise ja surma vahel. Jumal on andja, kuid ta ei tulnud tooma õnne, vaid lunastust, turvalisust ja armastust, eesmärki, võitu ja meie sees olevat püha vaimu. Ja õnn on meie vastus nendele andidele. Oled sa kogenud kunagi õnne, kui sa oled kinkinud kellegile midagi? Ja sa tead, et see on palju suurem kui see, et sa ise selle kingitus oleks saanud. Ja sa tahad midagi anda endast välja. Ja see, kus me leiame äkki oma õnne ülesse, on kui me läheme sinna, kuhu meid on kutsutud ja läkitatud siia, viima Jumala riiki siia. Sest Jumala riik on seespidi meie sees, on ju. See tuli väga segane pilt, aga see pilt hakkas mus elama niimoodi, naljakal kombel. Jeesus oli läkitatud kutsuma oma karja kadunud lambaid, Iisraeli rahvast. Nemad põlgasid armu ära. Ja Jeesus palvetab Johannese evangeeliumi 15. peatükis, seal on ta ülempreesterlik palve oma jüngrite läkituse eest, aga mitte ainult oma jüngrite eest, vaid ka nende eest, kes apostlite sõna läbi hakkavad uskuma. Ja nii me leiame ennast piiri ületamas ja viimas Jumala riiki oma töö juurde, oma kooli, oma naabrite keskele. See on seesama see majakes, eks ole, et see valgus, mis paistab. Mõnes mõttes me oleme kui Kalevipojad, kes käivad Soomes tööl ja nädalavahetuseks tulevad koju. Et praegu on nüüd nädalavahetus ja me oleme nüüd siin kodus ja siis me läkitatakse niimoodi tööle, niimoodi nädalaks.
Ja kui sul tekib küsimus, et ma ei tea, kas ma olen piiri rikkunud, kas ma olen läinud üle piiri või kus on see piir, et kui ma olen selle oma Soodoma keskel, kas seal on veel meeleparandust? Kas seal on see üks õige või kaks õiget? Ma ei tea. Me ei tea, kes võtab armu vastu. See ei ole meie teha. Aga meie asi on kuulutada seda armu. Ära karda elu kristlasena, kui Jumala riik on sinu sees. Sa ei pea muretsema, et kus jookseb see piir, et mida ma tohin teha, mida ma ei tohi teha. Kas ma võin uisutada või tagurpidi uisutada või suusatada või mitte. Kas ma võin jalgrattaga sõita või mitte. Kas ma võin seda, teist või kolmandat teha. Ära karda. Sellepärast, et kujutad pilti, et Jumala riik on seestpidi, on sinu sees. Ja ta on seadnud need piirid sinu sees paika, ära karda. Paljud asjad on tunnetuslikud ja me tõesti ei oska öelda, kus see raja jookseb, aga Jumala vaim sinu sees annab sulle märku, sest tema toob selguse patu kohta. Ta annab sulle märku, kui sa oled pattu teinud või eksinud või ta annab selle tunnetusega sulle ja ütleb, et ära tee seda. Meie lapsepõlve arusaamad tihti saadavad meid ja Talvi on kasvanud sellises kodus, kus kaardimäng oli täiesti out. Täiesti kohe. Kristlased kaarte ei mängi. Punkt. Mina ei ole sellises lastetoas kasvanud. Vanemad ei osanud küll mängida, eks ole, aga ega nad ei saanud sellest ka aru, aga ega nad ka ei keelanud. Võib-olla mõned asjad veel, mis on sellised kultuurilised. Ja sa ei tea, et kas see on okei või mitte. Aga tead, kui sa oled Jumala ligiolus ja sa tead, et Jumala vaim elab sinu sees, siis ära muretse nende piiride pärast. Nendel piirialadel sa kohtud inimesi. Kui sa oled õnnelikult siin, ilusti siin, ma garanteerin sulle, sa ei kohta siin mitte ühtegi, sest sa oled siin ja sa oled sulgenud ennast sinna piiri taha, sa oled öelnud sinu piir ja vaat siit üle mitte keegi ei tule, keegi ei sega minu õndsat halleluujat. Mitte keegi ei tule siia. Ja Jeesus, kui ta võeti üles taevasse, ta ütles, minge kõike maailma. Minge kõike maailma. Ja tehke jüngriteks kõik rahvad. Nii et see üleskutse, mis meie koguduste liidus sellel aastal on, ma kutsun teid üles olema olemas meie kogukonna jaoks. Olge olemas meie kogukonna jaoks. Leidke üles need kohad, kus teie saate, kus teie valgus saab paista. Pange ennast sellisesse kohta, kus teie valgus on ka näha. Sellepärast küünalt ei panna vaka alla, vaid ikka küünlajalale. Ja küsime Jumala käest, Jumal, kus on see küünlajalg, mille otsa ma võiksin ronida? Kus on see minu koht? Kus on need minu piiritsoonid, kus ma tõesti näen, et imed sünnivad? Kus on need haiged, kelle juurde ma võin minna ja küsida, et kas ma võin sinu eest palvetada? Kus on need haiged, kelle hing on haige või kes on haiged sellest pimedusest, mille keskel nad elavad? Palume Jumal, näita, kus see tee on, kus on see võimalus, et ma saan olla olemas oma kogukonna jaoks, nende inimeste jaoks, kelle keskel ma elan. Tõuseme ja palvetame. Isa taevas, me täname sind, et me oleme armu leidnud sinu silmis. Ja see arm meie elus ei ole olnud tühine.
sa oled tõmmanud meid välja meie hukatuse august, meie Soodomast. Issand, aga anna meile seda armu, et me näeksime inimesi, kes on jätkuvalt seal Soodomas. Isa, ma palun, et sa annaksid meile armu näha inimesi seal piirialadel, neid, kes on segaduses, neid, kes on põlatud. Issand, sa näed, kus on meie Samaaria. Issand, sa näed, kus on need, kellega mitte keegi ei räägi. Issand, sa näed, kus on meie igaühe elus need justkui paganate territoorium, olgu see Efesos või Rooma. Issand, sa näed, kus on need kohad. Issand, läkita meid sinna. Kas need on meie töökohad, on need on see meie perekond, on need meie lähisuhted. Issand, me kanname need sinu ette ja me palume, Issand, et me võiksime olla seal läkitusega. Teadmisega, Issand, et me kanname endas kogu Jumala riigi au ja väge ja imed saavad sündida seal. Isa, ma tänan sind. Isa, ma tänan sind, et sa annad oma võidmise meile ja sa oled oma läkituse juba andnud. Isand, anna meile ka oskust näha ja teha jüngreid. Isa, tänu sulle. Aamen.